Tere! Sõbru live, järjestikku 4. Meil on 2 imeliste külalist. Merle tutvustab, kes meil külas on. Meil on Anette Toming ja Maria Kams. Ja ma mõtlesin, kui ma neid kokku panin, siis ma mõtlesin, et te olete mõnes mõttes väga erinevad, aga mõnes mõttes on teis midagi väga sarnast. Et te olete mõlemad hästi lood ja te oskate tuua välja selle parima, mida tavaliselt nii-öelda tavainimene või kui ma lihtsalt juhuslikult mööda käin, ma ei näe neid asju, aga teie ikkagi toote välja need pärlid erinevatest olukordadest, erinevatest asjadest. Et ma nüüd täpsemalt ei ütlegi, vaid ma ütlen, et äkki te kirjeldate ise ennast, kes te olete, kes on Anette Toming? Otsin, et Maria alustab. Ma ütlen ise sissejuhatuse teid, aga siis on mõtled. Okei, no mina olen siis naine ja fotograaf ja ema ja abikaasa ja üritan olla sisekujundaja oma uues kodus, aga see hetkel nagu ülihästi ei õnnestu, sest aeg saab kuidagi otsa ja kuidagi raha on alati otsas. No ma ei tea, ma arvan, et see on natukene kriitiline, käisin su kodus ja see oli küll väga ilus luguane. Oi, aitäh. No ma lihtsalt jah, kujutan nagu midagi ette, nagu mis lubasus võiks olla ja natukene on, ütleme, pool on puudu, aga täitsa juba mõnus. Aga kes on Maria Kams? Kes seda teab? Ise veel ei tea. Ei, ma arvan üsna sarnased asjad, et olen naine Taavile. Siis olen ema 3 imelisele lapsele. Siis olen loov inimene, võib-olla ütleks siis. Ja siis olen usklik, usun ja Jumalat. Siis ja natukene nagu olen õpetaja ka vist. No kui sa töötan koolis. Natuke oled. Pigem olen, aga natuke olen jah. Midagi sellist. Äkki sain kõik. Väga lahe. Mis palju asja? Juba. Okei, aga tegelikult on teid mõlemal mingid, see, kelleks te olete kujundanud, see taga on mingi taustalugu ja veel pikem usutee, see, kuidas see abiellusite, saite lapsed, kõik need on erinevad, ma ei tea, kui mitu raamatut on ju. Aga kui te mõtlete praegu selle peale, et see elustiil, mis te elate, mingid nagu märksõnad, mis praegu siit läbi käisid ka, sinu puhul on ette fotograafia, siis sinu puhul DIY video, mida võib-olla sõbrad sõbrale jälginud on näinud, siis see on need käed seal, mis seal video sees saab veel toimetada. Et kui te mõlemad mõtled selle peale, et mis on see midagi või keegi, kes on mõjutanud teie mõtteviisi või elustiili praegu, kui nagu peaks midagi välja tooma, siis on teil midagi, mis nagu kohe pähe tuleb ka või on tühjus? No ma arvan, et kindlasti tegelikult nagu kogudus. See on küll väga püha vastus, aga tegelikult ma arvan, on just näiteks, kui ma kuidagi läbi Insta kaudu on ka nii-öelda siis inimestele nagu vahepeal nagu rõõmu teinud, kellel võib-olla nagu oleks vaja rõõmu või siis et kui see Ukraina teema tuli, siis ma tahtsin ka nagu hästi kaasas olla, aga nagu minu jaoks see nagu tuleb loomulikult, seepärast, et nagu kogudus ongi ju selline, et see nagu kogu aeg aitab nagu, kui saab ja nagu, et see tuleb kuidagi nagu loomulikult ja ma arvan, et see ongi nagu kogudusest ja sellest nagu elustiilist nagu tegelikult tulnudki suuresti. Tegelikult, kuidas mina fotograafia juurde jõudsin, seal on ka mingid muud aspektid, aga suuresti ka tegelikult kogudus, sest koguduses kui sa midagi ei oska, siis ta hakkab kuskilt pihta ja lõpuks sa nagu oskad. Et sul on nii palju nagu võimalusi praktiliseks väljundiks, et näiteks esimese pulma mina sain ka niimoodi, et ma pildistasin põleval kirnil ja siis Regina Viires siis tänaseks
kirjutasin, kuule ma nägin, et sa tegid pilti, et tule meile kapulla tegema. Ja legit oligi ja siis sealt see nagu saigi alguse, et no ta oli ka esimene kulm või? jah, ja seal ma nägin esimest korda Erkiku. Vau! Much romantic. Aga jah, et ma arvan tegelikult, et kogu see jah, nagu kristlik eluviis ja nagu kristlased mu ümber ja nagu kõik see, et suuresti tegelikult on nagu mõjutanud küll. Ma olen siis terve elu käinud kirikus ja koguduses ja. Okei. Hea vastus oli sama. Ma arvan, hästi palju on sama tegelikult, et ma õppisin ka trumme mängima sellepärast, et oli vaja koguduses trummi mängida. Ma mängin trumme ja noh, mingid sellised oskused, mida nagu lihtsalt kodus istudes või lihtsalt isegi nagu koolis või tavaelu elades sa nagu ei tule selle pealegi või näiteks see, kuidas ma vahepeal käisin laste sünnipäevasid tegemas, kuidas tegelikult kõik see oskus, mis mul oli nagu lastega tegeleda, oligi tulnud sellest, et ma olin nii palju olnud vabatahtlik koguduses ja lastega tegelenud seal. Ma arvan, et neid oskuseid ja seda julgust ja seda poleks nagu kuskilt muust kohast ma sellisel viisil õppinud, nagu see, et kuidas noortel lubati nagu kohe laval olla ja mikrisse rääkida, kus sa saad sellist oskust üldse, et seda kindlasti, aga ma olen avastanud enda jaoks selle, et minu jaoks on nii paljud erinevad inimesed inspireerivad, kuidagi nagu ei ole nagu ühte, kindlasti Merle on olnud minu jaoks, aga et inimesed, kes nagu küsivad õigeid küsimusi mingil õigel eluhetkel, mis panevad sind mõtlema ja nagu just rääkisin Ootusidul ka, et mul oli üks sõbranna, kes üldse ei ole kristlane, aga ta kuidagi saime kokku ja siis ta kutsus mind palverännakule või nagu ma ei tea, kas ma lähen, aga lihtsalt nagu see lugu, kuidas ta nagu sinna oma eluga jõudis, et ta tahab üldse minna, see oli nii inspireeriv minu jaoks ja nagu see on huvitav, kuidas see on nagu kaasas käinud minuga see mõte ja nagu, et miks ta tahab üldse minna või miks, noh, kõik need küsimused, et see tegelikult on üks inimene, kes paneb su ellu mingi küsimuse või mingi mõtte või ja see kuidagi kannab sind järgmisse kohta ja siis on järgmine inimene, kes ütleb jälle mingi laheda mõtte ja kannab sind kuhugi uude kohta su mõtetega, et minu jaoks on palju erinevaid inimesi, et väga palju on mind mõjutanud hetkel mu 3 last. Need küsimused, mis nad küsivad või need pooled, mis nad minust välja toovad, ma olen õppinud, ma arvan, rohkem kui kunagi varem nagu kannatlikkusest alustades, aga lihtsalt see, kuidas nad näevad elu ja kuidas nad nagu katsuvad asju või mõtlevad asju, et see on nii väga-väga inspireeriv. Ma kuulasin teid ja mõtlesin, et see on väga-väga õige, et ma olen enda puhul näinud ka seda, et need keskkonnad, kuhu ma ennast vahest hea meelega lähen, aga vahest ka niimoodi, et see on päris suur väljakutse, et vean ennast sinna, et kuidagi need keskkonnad on need, mis viivad ühest kohast teise kohta, et need inimesed, et selline jah, et mul endal on ka väga, ma inspireerun väga kergesti, kui ma kuskil midagi näen ja kuulen, siis ma saan väga inspireeritud ja mõtlen, oh, see on nii lahe. Aga sellepärast mul ongi nagu vaja erinevaid keskkondi, erinevaid raamatuid lugeda, erinevaid podcast'e kuulata, erinevate inimestega kokku saada, et see lõpuks kujundab mind edasi, et see on nagu väga äge oli kuulda, et teil on nagu suht sarnased sellised teekonnad, erinevad keskkonnad ja. Ma mõtlen selle peale, et just, et mõlemad, et erinevad inimesed ja keskkonnad ja nii, aga et mis te näiteks arvate mentoritest üldse? Kas teil on olnud elus mentoreid? Või seda, et noh, et on küll palju inimesi su ümber, aga et on võib-olla see üks õige, noh, ongi mõlemad mainisite usku ja siis noh, on Jumal see, kes nagu võib-olla kõrvalt ja sellisel vaimsel tasandil ja läbi palve niimoodi juhib, aga et kas inimestele ka on nagu üks keegi seal, kelle puhul on see, et ma kuulan paljusid, aga tema läheb eriliselt arvesse või mitte? Minul on küll olnud elus nagu erinevates küsimustes, ma ise olen seda tüüpi, et mulle meeldib inimeste nagu arvamusi üldse nagu kuulata, et mis nad, noh, näiteks kui me maja ostsime, me käisime nagu erinevad inimesed, kuulasime, mis noh, lõpuks tegime ikka ise otsuse, aga mulle meeldib nagu teada, mis nagu inimesed arvavad või kus nad, noh, mis nad nagu nii-öelda siis tunnetavad või peegeldavad tagasi, et kas see, noh, kas see maja on üldse nagu
seisab püsti, kui me sinna sisse kollime või mingid sellised asjad, et või üldse eluga, et kuhu ma õppima läksin, siis me tegime väga pikki vestlusi mu pastoriga, Gunnariga, et ta aitas, ma arvan, väga palju suunata seda, kelleks ma olen praegu nagu kujunenud ka, et ma ei ole kunagi niimoodi, et otsustan vist minu arust, et sina oled mu mentor ja istume maha ja iga kuu, aga ma arvan, mul on elus olnud väga palju selliseid inimesi, kes nagu on minu jaoks mentorid olnud. Anita Nõukotel. Ma noogutan, aga tegelikult ma arvan, mul otseselt ei ole nagu olnud, kuigi noh, kindlasti on elus olnud mingi inimesi, kes teatud ajal kuidagi mängivad ja võib-olla, ma ei tea, võib-olla ma siis tooks oma vanemad esile, et nemad on jah, alati nõu andnud, kui on vaja ja julgustanud ja vahel isegi nagu liiga palju kuidagi nagu julgenud usaldada, näiteks kui ma olen kuskil reisidel käinud või ma ei tea, mina mõtlen, mina omas küll nii luba, ma teingi, ma ei tea, kui vana ma olin, äkki olin alakas või mingi 17-18, me käisime mingi sõbrannaga reaalselt mingi Londonis, me tegime nagu couchsurfi ja reaalselt üks mingi Manchesteris me sattusime mingi India meeste ühikasse, mis oli nagu väga kahtlane ja siis no see oli nagu me reaalselt tahtsime nagu põgeneda sealt, no õnneks midagi ei ole halba juhtunud elus. Aga ütleme nii, et see oli nagu, ma ei tea, ma lihtsalt teadsin nagu mida või kuidas päris hirmus. jah, see on huvitavaid asju olnud. Aga kindlasti on need tegelikult päris lahe, praegu viimasel ajal vist promotakse seda mentorluse teemat ka rohkem, et tundub põnev. Eks olenebki lõpuks eluetapist ja kõigest ja kas noh, mõned, kellega ma olen sellest rääkinud, minul kuidagi sattus see loomulikult, et ma leidsin endale mentori ja ma ei tea, ma olen taga rohkem või vähem stabiilselt kokku saanud 3-4 aastat. Ja tegelikult see on nagu väga suur väärtus olnud. Samas mõnel ütlevad, et täpselt ei leia see mentoris, siis on see küsimus üldse, et kust ta leian nagu, et ma ei hakkagi sõbraga mentorist tegema, et kuule, et ma ei tea, et noh, et seal peab ju olema ka mingisugune see, et tal on midagi mulle anda, ja see ongi keeruline. Et selles mõttes on äge, et noh tõesti, et noh, mõtlen Gunnariga peale, et tegelikult tal ongi palju anda, et selles mõttes on äge point. Aga Anette, sa oled ülihea fotograaf, kas sul on endal keegi mind eeskujud, keda sa jälgid või mõtled, nii head ideed, et tahaks ka katsetada, proovida või kuidas sul see teekond on kujunenud? Kindlasti olid Eestis, alguses Eestis mingid nagu tegijad, näiteks Stiina Kasa mul alati nagu hästi algusest peale nagu kuidagi meeldinud ja seal on veel igast Sandra Palm ja kõik sellised nagu tegijad, aga praegusel ajal on see, et Instagramis ja netis on ju kõik vaata leida, et pigem ma nagu väga palju ei vaata nagu teiste töösid, vahest ikka tuleb ette mul. Vahepeal on siuke ka, et ma arvan, et võib-olla kõikidel loomingulistel inimestel, et kui ma midagi vaatan, siis ma hakkan nagu võrdlema mingi pekki külm oma või ka asjad, vahest lihtsalt tuleb mingi siuke low ja siis, kui ma nagu liiga palju võrdlen või vaatan, siis mul võib nagu natuke liiga palju nagu võrdlema hakata, et tegelikult ma üritan nagu mitte väga palju vaadata ja lihtsalt, kui ma nagu teengi mingit pildistamist, et siis ma olengi nagu hetkes ja selles hetkes kuidagi nagu üritan loominguliselt läheneda, et ma ei ole üldse siuke, kes teeks mingit eeltööd, et ma lihtsalt vaatangi, et kuidas valgus on, mis hetkel, et igal pool saab ju tegelikult nagu, et jah, just kuidagi nagu sellest hetkest ja nagu momendist nagu ja inimestest rohkem lähtuma, et lihtsalt nagu go with the flow. Sul on nii mõnus mõte seal kodulehel, ma käisin kodulehel, vaatasin, sul on väga ilus koduleht. Äkki tegi? Väga abiellusin hästi. aga see on nii ilus mõte seal, et sa tahad püüda emotsioone piltides, see on midagi sellist, eks ju. Mis sa mõtled selle all? Mõtlengi, et nagu neid emotsioone, et mis ei tähenda seda, et mul ei oleks ükski pilt nagu kuidagi poseeritud või niimoodi, aga just
noh, ma pläkutan ka nagu shootidel päris palju ja teen nalju, kui on vaja, aga ainult kui on 2 täiskasvanut ees, aga just nagu saada seda nagu mõnusat emotsiooni, et tavaliselt see pildistamine, noh, pereshoot ongi näiteks või paarishoot tunniajane ja siis selle ajaga tihtipeale need on täiesti nagu võõrad inimesed, kellega ma saan kokku ja siis noh, mul ei ole tegelikult vist isegi olnud nagu sihukest hetke, kellega ma ei saaks nagu selle jää peal nagu hästi kähku nagu murdma, sest noh, tund aega on aega onju ja selle hetkega vaata on vaja nagu lahedaid hetki saada ja. muidu saad head pildid ainult lõpus et ma ei tea, kuidagi jah, just need nagu hetked, aga mis on tegelikult veel oluline, et nagu leida nende inimeste omavaheline kuidagi dünaamika või see nagu side ülesse, et mitte nii väga nagu noh, muidugi ma ise ütlen, et tehke nii ja tehke naa, et luua neid nagu ägedaid hetki, et võib-olla inimene ise ei oska alguses kaamera ees nagu noh, olla või parim päev nagu aga just jah, seda nagu dünaamikat välja tuua kuidagi fake it teil oli tore mõelge ja eriti kui on väikeste lastega, siis ma tean, et see on selline kaos enne seda, kui tuleb fotograaf ja ütleb nüüd. Nüüd naeratage. Lõpuks on see, et ta peab taha siin olla, aga mulle endale meeldib see mõte väga sellest, et viimasel ajal ma olen kuulnud erinevatel konverentsides, kus on öeldud, et emotsioon on kõige tähtsam, et see, mida sa edasi annad, see peab puudutama emotsioone. Ja ma isegi see, mis mu sees on siis käima läinud, ei ole see, et emotsioon kui selline, et mul on hea tuju või teen kellelegi hea tuju, et see on midagi sügavamat ja midagi sellist, mis kas toob su ellu lootust või kas toob su ellu sellist, et keegi usub minusse, et noh, ma olengi nii ilus ja ma olengi nii hea, ma suudangi kõik, et see on see emotsioon, mida me tegelikult peaksime andma edasi inimestele, kus iganes me kohtume, et ja siis ma lugesin sinuga seda, et sa püüadki neid emotsioone, siis on nii äge, et see oli midagi, mis klikkis mul, et emotsioonid. Ja perepildistamised tegelikult, ma arvan, et Maria võib ka sina ka nõustuda, on ju, et ma käisin reaalselt, noh, ükskord olen käinud perefotograafi juures, noh, ametlikult niimoodi, ja reaalselt sellel hetkel, kui me jõudsime sinna, esiteks me jäime hiljaks, noh, ise vaata, võiks õigel ajal jõuda, just olime nagu mega läbi, ma olin täpselt mingi läbi higistav, mul oli juba mingi reaalselt ja see oli kõik enne nagu pildistamist, et jah, luuagi nagu see hetk, kus eriti ka nagu emal on ju nagu pildistamise lõpus nagu tegelikult hea emotsioon, mitte see, millega ta sinna jõudis, sest nagu 90% ta on nagu suht pist juba. Ja siis keegi tahab neid pildeid ja keegi tahab seda ja siis on veel mees. ja siis sa oled seal ja tehakse pilti ja öeldakse, et nii, nüüd tehke, unustasin juuksid ka midagi. Kas ma enda nägu pesin? Selline reaalsus. Täiega tead, mis ta räägib. Kas sa pesid oma nägu? Hästi tead. Ma ei mäleta seda, et minu, noh, mitte võib-olla kõigil, aga mul on mingid konkreetsed ajastused küll, kus ma olen pildi peal ja ma nutan. Sellised momendid, kus sa nagu tahad nii väga midagi selle pildistamise äärdes, siis öeldakse ei, praegu ei saa ja siis on mingi okei. Need on ka lahedad pildid. Siis ta ei saa minust mingid rõõmsad pilte. Ka Maria loob ka minu meelest väga toredaid emotsioonide videotega, sest mul küll, kui ma vaatan, siis mul küll mingi. Käisin just Impacti sellisel priipäeval, Impacti üks üritus sügisel, vaadake Facebookist, guugeldage rohkem. Aga ja siis me olime seal ka, oli siuke väike boksikene ja siis panime seal teleka üles ja siis turundusabiline Miikael pani sinna need turundusvideod jooksma ja siis sina käisid vahepeal ära. Mina käisin ära, jätsin teid neid videosid vaatama, käisin ära, tulin tagasi. Ja siis kõrvalsaalis tegelikult käis mingi loeng samal ajal, kui me lihtsalt seisame seal telekas, mikro vaatasin, üliäge mõte. Tõesti hea. Kõiki videosid otsast lõpuni vaadanud, saanud täiega hea. Ja siis nagu mõtled, et noh, tegelikult võigid inimesi kaasata või ei, seisad seljaga, vaatad oma telekat. Aga see on tõsi, siis kui Maria saadab mulle neid videosid, siis ma mõtlen, et tead, ma vaatan seda ja mul on selline tunne, nagu ma saaks ise ka sellega. Et see on väga õige tunne, et kus sa saad neid mõtteid ja ideid, et sa käid igal pool kauplustes ringi,
sellest saaks teha seda, sellest saaks teha seda või kus sul need mõtted tulevad? no esiteks need videod ma ise arvan, et see on minu kõige nõrgem pool, nende videode tegemine, aga see on tore, et see, sest noh, mulle meeldib teha neid asju väga, aga see, kui sa pead seda filmima ka, see võtab nagu nii palju aega, sa pead mõtlema, et su tuba oleks korras, ma vahel saadan Merlele neid pilte, mismoodi see videos välja näeb ja mismoodi tegelikult tuba kuskile mingi pesuhunnikud, siis ma ei jõua sellega tegeleda ja siis noh, see on ikka väga palju tööd, et see videosse nagu selles mõttes saada, et see ei ole mu kõige tugevam külg, aga mulle väga meeldib teha asju ja ma arvan, et kõige rohkem inspiratsiooni saangi elust, et tavaliselt enamus mu projektid on vajaduspõhised et mul tuleb mingi mõte või nagu mul tuleb mingi vajadus, et mul on vaja lastele lauda või mul on vaja lastele tooli, kus nad saavad istuda ja joonistada või mul on vaja sul on vaja kohvimasin kuhugi panna. Mul on vaja kohvimasin kuhugi panna, et mu lapsed saaks mulle kohvi teha, sest sealt ülevalt nad ei ulata. aga päriselt, noh, mingid vajadused, mis ma tahan nagu, või siis kuskil olen isegi võib-olla näinud ka kuskil taga kuklas, mõtlen, mul on seda ka vaja, aga see on liiga kallis, ma ei jaksa seda osta iial nagu ma, noh, ja siis ma hakkangi mõtlema, et kuidas ma saaks ringi ka ja kuidas ma saaks nagu nii teha, et mõnes mõttes, et ma ei pea nii palju maksma, aga samas ka nagu, et see meeldiks mulle ja sobiks minu koju ka, et tavaliselt see mõte tuleb vajadusest ja siis ma hakkan otsima neid ideid, et kuidas on nagu tehtud. Väga tihti ei ole olemas mingeid asju, mis on tehtud, aga väga tihti on ka, et siis saab inspiratsiooni koguda niimoodi ka. Aga siis, kui ei ole tehtud, siis tavaliselt ma teen mitu asja, et proovida, et kuidas see siis nagu tegelikult käib, et need proovitöid on ka vahel tehtud. Aga kas sul on selline taaskasutuse selline elustiil on sul selline loomulik osa, mis on kogu aeg olnud või sa oled viimastel aastatel avastanud enda jaoks selle või see ongi selline, et muu jaoks pole raha ja siis tulebki taaskasutuses käia või kuidas see on? jah, see on viimane. ma arvan, et ma ei ole seda tüüpi, et ma kogu aeg mõtlen, et kuidas nagu loodussääst, kahjuks ma ei ole, ma võib-olla tahaks olla, aga ma ei mõtle nagu kogu aeg, et kuidas ma nüüd seda prügi täpselt nii hästi sorteerin, et see oleks ideaalne ja kuidas ma nagu seda teen niimoodi, et ma alati võtan poodi õige koti kaasa, ma kahjuks ei ole seda tüüpi inimene, ma tahaks olla rohkem, aga ma arvan, et see vajaduspõhine tuleb hästi palju sisse, et ei jaksagi osta mingeid kallid asju, mis mulle muidu meeldiks. Mulle meeldivad väga kallid asjad, aga see on üks põhjus ja et siis, aga teiseks ka ma arvan, et nagu see on tulnud nagu sellega, et ma olen näinud, et tegelikult taaskasutatud asjadest saab väga lahedad asju ja see, et sa lõpuks nagu sa ei vajagi tegelikult nii palju asju ja sa ei vajagi nagu seda kõige uuemat asja, sest see kõige uuem on järgmine aasta vana ja siis sul on jälle seda kõige uuemat vaja, et lõpuks neid asju on nii palju ja see tegelikult nagu lõpuks tekitab isegi rohkem stressi ja see, et sa selle kõige uuema saaksid, et ma arvan, et see protsess on muutnud mind mõtteliselt palju, kuidas öelda, taaskasutuslikumaks. Tõus termin. Ole taaskasutuslik. jah, et ma ei ole nagu teadlikult liiga, et ma ei ole nagu ei hoia igalt poolt nööre ja lastega ongi natuke teistmoodi ka, et ei jõua nii. Jaa, no mul on see, et ma tahaks tegelikult teha ise rohkem asju, sest mulle tegelikult üldiselt väga meeldib ise teha asju, aga... Trimerdada näiteks iga vahetus. Trimerdada sama aialappi. Jaa, trimerdada. Ma loodan, et ühest hetkest ma saan sealt käia, samas midagi muud ka tegema. Ja midagi jäädavamat. Aga mul on see, et mu peas on nagu ideaalne pilt, mida ma tahan, et jõuaks sinna, aga siis vahest tuleb väga äge asi välja ka ja see emotsioon pärast neid asju näha, et mina tegin, on äge ja see tunne ja emotsioon tegelikult täidab mind hoopis uuel moel või selline, et see annab mulle uut energiat, uut värskust. Aga vahest juhtub niimoodi, et ma rikun mingi ägeda asja täiesti ära, et ma ei tea, kas sul või Anette, sul või teil on midagi sellist juhtunud või Kaspar sul? Mul on palju. Mul ei ole kunagi juhtunud, et
viimased siis, mis sa võid ka minu Instagramist leida highlights'id all, kui tuju on vahest paha, siis see toob ikka rõõmu, see highlights. Et sain nagu ühe väga toreda autoraja siis, kus autod niimoodi sõidavad Sepsiul, et aga see, noh, see oli natuke värviline ja ma mõtlesin, et ma teen siis selle ilusaks hipster ja niimoodi. Ja ma ei tea miks, aga ma värvisin selle kõik ära kuidagi ja kokkuvõttes see tuli nagu ülikoole, ma rikkusin selle täiesti ära, siis ma veel pesin selle värvi ära, aga see ei tulnud eriti maha ja siis lõppkokkuvõttes siis ma veel pesin, ja see puit paisus, siis seda autod üldse ei sõitnud selle. Ja ühesõnaga, siis ma vist reaalselt nagu jah, noh, sai mahakandmisele, et kahjuks Sepsule enne väga meeldis see, sa pidin selle ära peitsma. Et ei läinud nii hästi, aga vähemalt siis pakkus teistele nagu Instas rõõmu, et sellel ka oma väärtus ju. Isegi mina kommenteerisin. See on väga lõbus, et sa jagasid seda. Aga sul? Ja mida rohkem teed, seda rohkem juhtub ikkagi. Kogu aeg juhtub, ma arvan, mingid pisiasju juhtub tihti. Näiteks tegin jõuludeks seda pärga. Sellest on video ka, kuivatasin ilusti kõik apelsinid, see võtab aega, see võtab mitu päeva aega. Niimoodi, õnneks mul oli kuivatusmasin, siis võtab natuke vähem aega, aga siis kuivatasin kõik ära, panin kõik ilusti pärga, tegin video valmis, siis ma panin selle õue ukse peale, aga talv oli. Järgmisel hommikul olid kõik need apelsinid niisked ja plõgad ja letsid, nagu kleepuvad ja siis ma ei tea, kas linnukas käis nüüd söömas ka või mitte, ühesõnaga sellest kuivatamist ei olnud mingit kasu, ma oleks võinud lihtsalt nüüd sinna külge panna. Aga video sai tehtud. Ja, aga see oli plõga pärast video tegemist ja ma ei hakanud seda sinna panema. Et ilus oli ja pildi sõnditud. Mis su lemmikprojekt on? Kodu. Aga ma ei teagi, neid on erinevatel hetkedel on nagu nii palju erinevaid, et ma arvan, see Coffee Station on siuke, mida me kõige rohkem tegelikult kasutame. Mis mul praegu meeles tuleb? See on väga tuus. Mul on ju lemmikprojektid on veel mõttes. Otsin asju tegelikult. Ja näiteks nüüd tegin ka selle, tegin lastetoole punusin. Ja siis tulid täiega lahedad, aga siis üks vajus vist lammis vetsi. Ma tegin videot samal ajal, siis ma ei pingutanud õigesti, siis kui ma nii pahane, siis Merle oli ka just meie juures, ma harutasin kõik lahti ja tegin uuesti. Siis nagu... Kaua sa aega võtsid? No punumine ise ilma filmist võtab tund aega, aga kui sa pead filmiga, siis võtab 2 tundi ainult. Aga see on väärt seda, ma olen näinud, see on väärt seda. Ma mõtlesin selle peale vahepeal, et mis on see üks minu suur fail, siis mõtlesin, et no väikseid asju on ikka. Aga mul vist ei ole sellist visuaalseid nagu asju üldiselt. No mul on veel hullult kätega teha. Mul vahepeal oli reaalselt käed olid sellepärast nagu lõhki, et ma tegin nii palju ja ma ei lasknud neil ära paraneda. Mul oli hullult ehitada. Minu vist kõige suurem fail tuli meelde enda koduga oli see, et ma ehitasin täiesti uue köögiseina, lõpsin kõik maha, ehitasin uuesti. Kõik ka jäädvustasin seda protsessi endale mälestuseks. Jäädvustad ja panen seal asju kokku ja siis jõuan selleni, et ma pean hakkama doosiauke lõikama. Et panin sinna OSB-plaadi ja kipsi ja see on mitmekordselt ja kõik värgid. Ja kõik on selline, siis lõikan selle doosiaugud ära ja siis vaatan, et siin ei ole juhet. Ja siis ma sain aru, et ma olin pannud ära üles kõik juhtmed, ma olin pannud alla kõik juhtmed, aga ma ei olnud ühendanud neid ära, ehk siis kui ma oleks nagu voolu sisse pannud, siis seina sees oleks olnud elekter sees, et siis ma muidu mõtlesin, et kell on mingi 1, ma mäletan seda, et kell on mingi 1 ja mõtlesin, nice, mul kõik valmis, ma saan nagu ära minna. Ja siis ma väljas mingi kella 6 hommikul võtsin selle lahti ja asju ja see, mul on sellised. Aga ma vist ise olen avastanud, ma ei tea, kuidas teil on, kas te naudite rohkem seda protsessi tulemust või te naudite seda protsessi ennast. Ma ise tunnen vist, et mul see tulemus kui selline isegi mõnes mõttes teeb kurvaks, sest siis saab see tegevus otsa, ma pean uue tegevuse nagu mõtlema. Et ma ise nagu sellepärast näiteks sama, et okei, kui meil ümber tegemas, see nagu korraks nagu frustreerib, siis mõtled okei, nagu see on jälle asi, mida teha. Et see nagu teistpidi on põnev. Ma ei tea, kas teil on nagu rohkem see protsess, mis meeldib või tulemus?
oleneb tulemusest. kui sa et selle auto, mõtled fotosuutide peale, et kas sulle meeldib auto näeb mul võib-olla tulemus ei olnud. ma ei tea, ma nagu ei mõtle niimoodi, sest siis tuleb uus asi ja mis on jälle tore ja ma ei tea, mul nagu meeldinud mõlemad vist. ma olen ka avastanud, et nagu noh, et fail'ide puhul ka, et tegelikult see protsess on nagu nii oluline ja need fail'id on tegelikult õpetanud, ma arvan, isegi kõige rohkem mind nagu üldse nagu nende tegevuste sees, et tihtipeale ma panen sinna videosse ka, et kuidas ma tegin ja kuidas, noh, ärge nii tehke. et tegelikult on nagu äge neid asju läbi proovida ja teha, aga mul ikka väga meeldib neid asju pärast kasutada ka. ja see ka, et see ei pidanud nendest nii palju maksma, selles mõttes, et see päris hea pind. et see tunne, et sain selle taaskasutusest ja siis ma tegin selle nii ilusaks ja siis nagu see võit, see rahaline võit on küll teada. see oleks videode lõppu hakkama. palju seebisid. aga tegelikult on tähtis inimesteks, et palju mingi materjal maksab ja et Maskus maksis see asi nii palju, sõbrakas pluss. no on projekte, mis tegelikult lähevad rohkem maksma nagu mis see lõpp-produkt on võib-olla isegi vahel, aga vahel sa ei saa täpselt sellist, nagu sa tahad poest, et siis on nagu mõistlik ikka teha ise. Seda on harva. aga kui me vaatame Instat ja Insta story'sid ja Insta feed'i, siis me näeme, et Anette, sa teed väga tihti üleskutset inimeste märkamisele, nende ligimese märkamisele. et kas see on sinu selline teadlik strateegia või see ongi nii, nagu sa enne ütlesid, et sa oled selliseks kasvanud ja lähed ees ja kutsud teisi järgi? ma nagu arvan, et see tuleb nagu loomulikult. ma isegi äkki mingi aeg mõtlesin, et huvitav, et nagu miks ma seda teen. et kas ma nagu tahan nagu feimi saada, ma arvan, no ma ei ole tegelikult väga selline tiipinim, kes nagu hullult nagu mõtleks, ma pigem nagu teen. aga nagu ma arvan, et noh, mingis mõttes muidugi mulle meeldib tähelepanu tegelikult, aga ma just noh, suht kindel, no 100% muidugi ise ka ennast ju ei tea, et aga ma arvan, et see ikkagi tuleb nagu loomulikult ja lihtsalt noh, see peakski tegelikult olema nagu iga inimese loomulik asi, et kui sa saad kuidagi aidata, siis sa ju nagu aitad. et jah, aga ma olen eelkõige, see ongi sellest nagu kristlikust nagu kogukonnast ja kiriku taustast ja see on lihtsalt see, mis ma olen nagu terve elu näinud, et nii tehakse ja minu pere tegelikult ka on nagu olnud hästi suureks eeskujuks minu vanemad näiteks. Me tihtipeale kutsusime naabreid näiteks, kellel teadsime, et ei olnud väga palju süüa, jõululauda ja siis ema tegi alati nagu jõulupakid naabritele ja meil on ka käinud väiksena lapsekodu, lapsed jõuludel külas või nädalavahetusel, et see on kuidagi nagu loomulik, mis on selles mõttes väga suur eeskuju minu vanemate poolt ja kiriku nagu keskkonnast ma olen. Mulle väga meeldib, et sa ise seda teed, aga mulle väga meeldib, et sa tegelikult kutsud läbi selle platvormi, kutsud teisi kaasa, et ma tegelikult täiesti usun seda, et selline meie iga üksiku selline hea eeskuju, et see päriselt ka nakkab, nii nagu me sõbrale ka ütleme, et iga inimese hea eeskuju, see nakkab nii taaskasutuses, aga ka hea tegevuses, et just seda esile tuua, et ma kujutan ette, et kui sa ütled, et natuke võib seal tähelepanu ka olla, aga tegelikult me ei näe seda, et kui palju see võtab sult energiat, emotsioone, et kõige sellega tegeleda, et seal tegelikult on see teine pool ka ju olemas, et kuidas sa ise tunned, et kas sa mõnel hetkel tunned, et okei, ma olen väsinud, aidake nüüd mind, et ma enam ei jaksa aidata kedagi. No ma tegelikult nagu ülipalju niimoodi jooksvalt ikkagi igapäevaselt ei tee nagu seda. Et ma olen veits nagu siuke projekti inimene ka, et mul tuleb nagu see tuhin peale ja siis ma nagu teen täiega ja siis ma teen selle projekti ära ja siis see on nagu tehtud ja siis mingi aeg mul tuleb enda sealt tuhin nagu peale. Aga see jõulude aeg ma mäletan küll, et ma tegin teist aastat järjest nüüd jõuludel perede pakke ja eelmine aasta ma tegin
ma ei mäletagi, mitmele perele, 3 või 4 äkki. ja noh, ma kutsusin nagu erinevaid firmasid siis andma nagu asju. ja see aasta ma vist siis tegin äkki 6-le, ma täpselt isegi ei mäleta. aga see aasta kuidagi nagu megalt, noh, võib-olla kuna teine aasta ja ma vahepeal sain nagu rohkem follower'e veel kuidagi juurde, et nagu megalt anti asju nagu noh, isegi nagu suured asjad isegi ja hästi lahkelt ja siis mul vahepeal enne jõule oli küll natuke toss väljas, et kuidagi noh, tegelikult ta ei ole nagu füüsiliselt nagu raske, et noh, okei, mul saadetakse asjad, siis ma komplekteerin nagu ära, aga kuidagi nagu vaimselt nagu võttis hästi läbi, et see oli nagu päris rasked lood ka. mõnede perede lood olid sellised, et jah, see nagu võttis kuidagi nagu läbi. aga noh, siis ma nagu teadvustangi seda endale ja eks see ongi see projekti aeg, et siis see saab nagu läbi, siis need kingid on nagu üle antud. ja siis tulevad ju kõik need mingi vau, aitäh, ma siiamaani nii mitu päeva nutan ja noh, kõik mingid sellised nagu noh, tagasiside, et see on väga armas. tegelikult inimestele nagu hästi meeldib aidata, aga tihtipeale nagu nad ei tea võib-olla kuidas või kellele või noh, niimoodi, et kui andagi nagu see võimalus neile. näiteks üks pere naine elas nagu Soomes ja ta tegigi enda lastega. noh, mis mulle ka meeldib, et sa annad nagu oma lastele nagu edasi seda. et ta läkski lastega poodi, ostis mingi täiega nendele peredele või mingi kommipakid ja mingi mähkust ja niimoodi. et see on üldse nagu firma, vaid nagu ta ise kuidagi panustas nagu oma perega. et tegelikult enamus inimestele nagu noh, on südames nagu see, et aidata teisi. lihtsalt anda see võimalus nagu. eelmine kuu äkki rääkisime Toivo Tänavusel valimigu ja siis ta rääkis sama, et see, et inimesed on valmis aitama, et see on Eestis väga-väga palju kasvanud, et mis on nagu üliäge ja selle lapse loo, kus kaasatakse lapsi, ma tulin meelde, et me just andsime need, meie kauplustes olid vähiravi annetuskastid ja Raplas oli üks pere pani sinna annetuskasti ja siis toodi üks selline hoiupõrsas koos sentidega, kus üks laps oli kogunud endale raha ja siis ta oli toonud kogu oma hoiupõrsa koos selle kogutud rahaga, et vähihaigete toetuseks, mis on nagu nii äge, et selline tõesti selline hea eeskuju, et me märkame juba ja õpetame märkama väiksest peale, et see on nagu hästi kihvt. nii et väga head töötajad seal, just see, et sa teed ise ja et sa jagad ja kaasad inimesed, kutsud kaasa, et see on väga äge. mulle tundubki, et võib-olla see on niisugune poolik teooria, aga et inimesed on nõus aitama, aga tihtipeale nad võib-olla aktiivselt ei mõtle, nad nagu ei otsi neid aitamise võimalusi. et see on noh, sama, mis mu sõbrad sõbrale ettevõtmist võib-olla märganud, on see, et üks asi on see, et abivajad tihtipeale ei küsi ise abi, noh, ütleme, et sa käid riigistruktuuridest läbi, sa käid võib-olla veel kuskilt läbi, kui sa sealt kas saad halva kogemuse või sealt öeldakse ei, siis sa nagu natuke lepid oma saatusega. ja võib-olla aitaja puhul on sama, et kas sa oled saanud mõne halva kogemuse aitamisega ja sa viid seda mõtlesida või siis noh, et kui sul ei ole perekond ümber, kes on alati teinud niimoodi, siis sa nagu ei mõtlegi, et noh, kui keegi küsib, et kuule, et tule aita, no muidugi tule, aga et sa nagu ei tea, et see peaks olema või võiks olla. selles mõttes on äge, et noh, seesama jah, mida Toivo rääkis ja mida meie teeme ja need projektid, millest sina oled jaganud. et need tegelikult inimesed täiega palju, et tuleb lihtsalt üles leida ja panna nagu toimetama. aga siin tegelikult on ka see kiriku nagu kontseptsioon, koguduse kontseptsioon on ka väga suurt nagu rolli mänginud, sest tegelikult kui sa mõtled nagu tavainimene, noh, tema ümber on nagu see kogukond, kellega ta iga päev nagu suhtleb, on ju võib-olla noh, keskmise elatustasemega on ju, koolis, lasteaias, kõik saavad ju hakkama vaata ja noh, keegi niimoodi ei räägi, aga kirikus on sul automaatselt nagu nii erinevad inimesed koos, et sa nagu noh, sa nagu puutud kokku endaga. nagu toetadki vaata teineteist ja sa nagu tead juba ka mingi kontakte ja noh, et siin tuleb ka nagu see kiriku roll tegelikult nagu mängu, et just kontaktide osas ka. Võiksin rääkida veel paljudest mõtetest ja teemadest,
meil hakkab aeg otsa saama. meil hakkab aeg otsa saama, et me peame teid veel kutsuma, et teie mõtted ja elud on selliste kohvi aitas. Jutt oli väga. Ma küsingi lõpuks sellise asja, et te mõlemad tulite siia, et nii väsinud, et ongi kogu see elu ja kõik virvarr, mis toimub, emotsioonid on väsinud ja kõik on väsinud. Kuidas te ennast laete? Mis on see üks asi, mis teid laeb? Kohvi. Kohe nälidele juba pidid tegema. Ma tahaks Maria oma kuulda esimesena. Okei, kui mul on ikka väga hull, mind läheb meri. Nagu ma pean mere äärde saama ja siis on nagu kõik hästi. Ma ei tea, kuidas lihtsalt nagu kõik on hästi. Tulen koju ja elu on ilus. aga muidu üldiselt niimoodi võib-olla läheb siis mind läheb vist see inimestega koos olemine, nagu see, nende inimestega, kellega ma tahan koos. Mõnes mõttes, et mulle meeldib, kui mul käivad külalised kodus ja mulle meeldib, kui ma saan neile pakkuda süüa ja nad tahavad mu süüa ja siis neile maitseb see söök ja ei teagi, jah, mul viimasel ajal on küll olnud nagu kopp ees päris palju, aga ma mõtlengi, et mis see nagu mis mind aitaks? Mis mind aitaks? No vahest mul lihtsalt, et kui nagu tõesti lihtsalt nagu täiesti, siis ma lihtsalt olen näiteks üks hetk läksin üksi kinno lihtsalt. Ja siis mingi kolasel viitsin nagu poes, lihtsalt täiesti nagu ostsin omale popcorni. No tegin selle soolaga nii rõvedaks, et see oli nagu söögikõlbmatu, aga noh, selles mõttes ei olnud hullu nagu, et lihtsalt liiter jõuab kira nagu. Ja siis läheb mulle piiri pealt vetsu. Aga jah, mingi siuke nagu oma mingi aeg või värk, et nüüd meil on ka, et Erkiga ka kokku lepitud, et noh, tema on ka nüüd vahepeal suvel teeb mingit oma asju, aga mina ka nagu lähen sõbrannaga lihtsalt nagu paariks päevaks nagu kas nagu Soome, vaata lihtsalt nagu mingi siuke keskkonnavahetus, sest noh, loomulikult ma armastan oma last väga palju, aga ja nagu meest ka on ju, aga nagu lihtsalt vaja natukene nagu olla nagu eemal, aga noh, see ei pea olema ju välismaal, see võib olla, ma ei tea, kas või nagu lähed hotelli üheks ööks või mingi külla kellegi lähevad täitsa nagu teise kohta. Et ikka on nagu vaja natukene siukest restarti teha. Ja mind lähevad mingid podcastid ja vahel mingi raamatute lugemine ka ikka niimoodi, et kui autoga sõites on liiga toredam lihtsalt see, et kui lapsi ei ole peal muidugi. Kui lapsed on peal, siis meil on neid laste raamatud mõelised. Kusjuures see on ka päris huvitav, ma kunagi ma ei teadnud, et need Onu Reemuse jutud on Spotify's olemas. Lasteekraan.ee-s on hästi palju erinevaid raamatuid. Ja siis ma ükskord sõitsin Tallinnast Tartusse ja ma lihtsalt kuulasin üksi autos, täiesti hukt. Lihtsalt kuulan, mäletan seda lugu ja siis nüüd kuulan nagu päris kuri. On sul tõelad ikka üksteise vastu. Sõpsu leidis Erki mingid vanad need 3 põrsakest ja Hans ja Grete. Tähendab Hans ja Grete, ma lugesin seda emadepäeval nagu. Emadepäeval esimest korda. Seal on mingi freaking ema nagu ütleb ju, et jätame lapsed metsa, et meil ei ole neil süüa. See on päris ilus. Sellepärast me sellised oleme. Täpselt, ma ei mõtle ise ka selle puhkuse peale ja mul tuli lihtsalt meelde, ma proovisin kuulata teid ja siis aru saada, et kas see teooria, mida ma siis lugesin, kehtib küll. National Geographicu ajakirjas siis kirjutati, tegelikult see oli mõne aeg tagasi, aga kirjutati artikkel puhkamisest. Ja seal siis erinevad mingid teadlased ja mis iganes targad inimesed kirjutasid seal erinevatest asjadest, aga üks, mis mulle nagu hullult kõlama oli see kontseptsioon sellest, mis hetkel nagu inimene, et on mitu poolt, on füüsiline puhkus, on vaimne puhkus, aga et mis need nagu seob mõnes mõttes ikkagi, on see, et sa pead suutma oma mõtted igapäevaelust selles nagu momendis nii kõrvale viia, et sa nagu 0% võtad nendele asjadele, mis tegelikult nii-öelda taustal igapäevaselt jooksevad, et siis inimene tõesti puhkab. Ja seal oli öeldud, et tegelikult vist on average, keskelt läbi, see võtab aega 8 päeva inimesel.
et sinna nagu 100%-lise puhkamiseni jõuda. ja siis ma olen nüüd mõtlenud selle peale, see on tõesti vist nii, et noh, kasvõi see, et mis hetkel ma puhkan, mõtlen selle peale, et mulle meeldib, noh, mina puhkan näiteks, kui ma teen midagi. ja siis ma mõtlen, et see nagu kõlab nagu ebaloogiliselt, ma olen varem ka mõelnud selle peale, tegelikult ma olen väsinud selle asja lõpuks. aga see on nagu teistmoodi väsimus, on ju. et ma tegelen selle asjaga, ma ei mõtle selle peale, mis toimub töö juures või mingisugused muud hädad või mis iganes asjad. et sa oledki selles nagu momendis sees, sa oled nagu fokusseerinud sellele asjale ja taust kaob ära. et see oli huvitav jah, et puhkuses nagu tuleb leida üles see, et millega sa suudad nagu enda mõtted täiesti mujal juhtida ja. lihtsalt teid kuulas, me nagu kuulame, ütlesin, jah, vist suht sama. et noh, ongi podcast on ju, kui on hea podcast, siis ta viib sind nagu mingisse teisse täiesti nagu keskkonda on ju. kui sa lähed üksi kinno, siis ka noh, tõenäoliselt sa siis ei mõtle nagu mitte millelegi, mis nagu noh, sa oledki seal oma selle üles vaadatud popcorniga ja sa oled nagu hetkes ja mõtled tuksi küll. ma olen sama asja nüüd, ma lihtsalt vist ongi see jood selle, nagu saad aru, et sa panid veits nagu üle, siis võtad selle liitrise joogi ja siis pooleks kümneks on see otsas. ja siis mõtled nii, mis hetkel ma vetsus ära käin, nagu et ma midagi maha ei magaks sellest filmist. see kõlab kõik nii tuttavalt. jah. mul on ka oleneb, mis väsimus mul vist on. mis laadist, et mul on vaja keskkonnavahetust, teinekord mul on vaja täiesti olla omaette, oma raamatuga lugeda. väga tihti ikka käitub see, et ma lähen lihtsalt õue ja jalutan kuskil looduses, et. aga samas järgmine kord mul on vaja inimesi enda ümber, kes lihtsalt ajavad mind naerma, mul on vaja lihtsalt naerda. et see on jah selline, et erinevad asjad, aga ongi vaja need üles leida ja siis katsetada. teadlik, et puhkamine on teadlik, aga samas nagu teadlikult kõigele muule, mitte sellele, mis nagu esimesena pähe tuleb tulla. aga samas, kui sa ikkagi näed, et sa oled väsinud ja kõik ärritab, siis tuleb need aegu. kuulge, aitäh teile, et te tulite ja rääkisite oma mõtteid. aitäh kutsumast. jaa, väga cool oli. ja kuna noh, tõenäoliselt kes vähegi sõbrale rohkem sotsiaalmeedias on jälginud, siis te tegelikult olete meie tegemistes vähem või rohkem kogu aeg kaasas, nii et ma arvan, me kohtume veel ja vaatame, mis järgmine räägime siis. just.